Suvisel ajal ikka inimesed liiguvad rohkem ja kutsutakse külla ja minnakse ise võõrsile. Ja paratamatult kaasneb sellega ka üks suur oht, inimeste kotid, mis tulevad samuti kaasa. Seal võib olla erinevaid nikotiinitooteid. Teine teema on kottides ja taskutes olevad ravimid. Tasub tagada, et need sigaretid ravimid ei oleks lastele kättesaadavad. Nendele laiali jäetud nikotiinitoodete üks ahvatlus laste jaoks on see, et nad lõhnavad suurepäraselt. Nad lõhnavad nagu kommid või midagi, mida nad on harjunud lapsevanema käest saama. Ja kui nad sellele ligi pääsevad, siis paraku ta leiab teega suhu. Mõnede nikotiinitoodete puhul kasutatakse ka kaasa võetud konteinereid. Et kui toode saab otsa, siis täiskasvanu täidab. Need konteinerid on täpselt sama ahvatlevad väikestele lastele, kuna nad lõhnavad hästi ja nad on vedelikud. Ehk siis laps looksab seal kohe suurema sõõmu ja siis on päris kindlasti nikotiinimürgistus käes. Nikotiinimürgistusega on sageli tarvis ikkagi haiglasse pöörduda. See oleneb, kui kiiresti laps oksendama hakkab, kui kiiresti ta teadvuse kaotab. Ehk siis võib juhtuda, et infoliinile 16662 helistada pole enam mõtet, on tarvis kutsuda kiirabi. Lastega külla minnes või kui vanavanem ise ootab lapselapsi külla, üks hästi oluline reegel on see, et ravimid, mida ma iga kord kasutan, ma panen kapi pealt laua pealt ära. Sellest ei piisa, kui vanavanem ütleb, et aga ma ju ütlesin, et neid ei tohi võtta. Nad paratamatult meenutavad lastele komme. Meil on mitmeid selliseid vanavanemate südamerohtu või täiskasvanutel kasutatavaid südamerohte, mille ühe tableti neelamine võib 1-aastasele 10-kilosele lapsele olla päris tõsiseid tervisekahjustusi tekitav ja vajab väga kiiresti kiirabi. Ikka on see, et kui ma kutsun endale inimesed külla, siis ma tahaks ju, et kõik jääksid terveks ja panen ka sinna grillilaua juurde kätedesvahendi pudeli. Ma kindlasti kõõrustajana jälgin, et see kätedesvahendi pudel oleks lastele kättesaamatu. Jällegi need lõhnavad, need kemikaalid hästi, need värvilised pudelid ja lapsed haaravad. Ja sageli ka need, mida pumbatakse, need pumba otsad liiguvad lastele suhu. Ja siis on jällegi suur mure, et lapsel on limaskest põletatud, sest seal on paratamatult väga kange alkohol. Seda laste limaskest ei kannata. Kui vajate nõu mürgistusküsimustes, siis helistage kindlasti 16662. Me oleme avatud kogu aeg, nii ööl kui päeval, nädalavahetustel, pühade ajal. Meie koduleht on avatud, kus te näete mürgistusriske, saate lugeda esmaabi kohta, mida ette võtta, kuidas valmis olla, mida reisideks silmas pidada, sest mürgistused ei maga, ei puhka.